Niin, teen unboxingo. KitchenAid. Mistä tuo on sen siis? Kas siinä on sitä? Ja. No just sininen. Matte Folk Pew on tuo nimi. Dun, dun, dun. Riio, sä olet kauheasti platsis ja... Mikä selitään asikohan sitä. Siinä onkin erinevät need osat lihtsalt näidatud, mis kõik võimalikud on. Issand, seda on nii raske kätte saada siit. Kõik teevad selle nii glamuurseks, selle unboxingu. Kuidas ma kätte saan need asjad? Wow. No nii, proovime selle siis siit kätte saada. No niin, siinä on mingit osakkeet ka. Selline osakene. Selline taigna osakene. Ja siis vaatame. Riio, kuule. Oppa. Selline see siis on. Teen mingi annan vispraga. Ainult veel üks. Sellised mingid need taigna nagu sõtkumise segamise osakesed. 4 tükki. Ja siis, et ei pritsiks igale poole see osakene. Ja siis veel üks lisakausikene. Selline. Ja siis muidugi see kausikene ka. Ma ei mäleta enam, kuidas see siit ära käis. Sinu arust. Selline kausikene. Võt. Ja ma näitan teile. Teen ühe close-upi teile ka. Et siis selline sinist värvi läheb kokku selle meie sinaga. Nagu praegu tuli ei põle, siis ta näeb veidikene tumedam välja. Tegelikult ta ei ole nii tume. Aga läheb sinaga selle kokku. Selline matt siis. Võt. Ja siis olidki need osad siin. Ja siis oli see ka veel kaasas, et mis näitab põhimõtteliselt ära, siis mis kõik need osad siia selle otsa käivad. Ja mingid erinevad kausid on ka veel. Ma tahan kindlasti kunagi neid pasta asju. Ja. Aga nüüd ma pean selle segaduse siin ära koristama. Hello! Ma siis teen täna sellise koristamisvideo. Ja ma alustangi põhimõtteliselt sellega, et ma peseks need nõud ära. Ja mul on plaanis tõsta siin üldse ümber tegelikult asju, et mahutada neid asju, mis siin peal on rohkem ära kappidesse, sest praegu on kõik suht sassis ja segamini. Aga ma siis alustan selle koristustöödega.
vahepeal sain siis Leo ära toidetud ja nüüd ma mõtlesin, et ma teen ta siis koristamise käigus veel panen püree kah keema, et ma paningi siia, mul on sügavas oli seda brokolit ja panen keema talle ja siis teen sellise brokolist püree ja siis saab niimoodi tasapisi harjutada talle seda ka. Kuna täna on siis nädalavahetus, siis ma olen praegu teinud iga nädalavahetus seda hapusaia, siis mul on siin ka juba tegelikult ära kerkinud. Eile nagu sai alustatud, täna saab siis ahju pandud, ära kerkinud see hapusai, et küpsetangi siis selle sees. Et saab selline suur pätsikene, mida ma siis saan lõigata väiksemateks. Siis ma pean praegu panema ahju sooja ja siis saan selle pätsi siin ahju toppida. Panen siis 200 kraadi peale, et ongi 200 kraadi 30 minutit ja siis panen 220 kraadi ja siis 20 minutit. Kui sul on väike laps ja siis tahad koristada või midagi teha, siis see on suht raske, sest ta on siin praegu niimoodi. Mul see läheb mati peal ja siis no praegu ta on suht rahulik tegelikult veel, aga see võib iga hetk muutuda, nii et ma pean kiiresti tegutsema. Sest praegu ta on alles ärganud, praegu ta on veel hea tuju. Panin kartuleid siia niimoodi. Ma arvan, et niimoodi on parem teda hoiustada, kui kilekoti siia maas. Ja brokoli keeb siin niimoodi ja Leo hädaldab. Ja nii, nüüd peab hakkama ümber tõsta siis asju. One more time, I said I wanna play that back till the boy is dead. It's the generation that have been misled. A lot of space to advertise in my head, oh yeah. I don't wanna take up space, I just wanna live good through the 808. I don't really buy in, but I can't opt out. I gotta pay bills and you can't off clouds. Ma ei saa üldse seda kätte, ei saa. See on nagu kuidagi ma ei tea, kas ebavõtsid või ma panin valesti, aga igastest. Seda on nii raske kätte saada. Ma pean mingid näpikesed endale otsima. Nii, on alganud juba järgmine päev, mul on siin Leo poiss süles ja täna nagu, kuna see on selline nagu suunatud pigem koristusvlog, siis täna ma üritan ka natukene midagi seal köögis teha. Mul ongi põhimõtteliselt plaan praegu köögiga tegeleda, et mul on mingid sellised topsikesed, kuhu ma siis tahan panna neid kuivaineid, mis mul on, et mul on hästi palju selliseid poolikuid topsikesi, et ma tahan neid siis teha. Aga ma enne ei saa midagi hakata tegema, kui Leo toiduaeg. No selles mõttes ma saan siis hakata tegema, kui Leol tuleb toiduaeg, sest kedagi teist ei ole praegu kodus. Ma olen üksinda, noh, oligi see, et see nädalavahetus oli mul õde siin külas, aga ta pidi minema nüüd täna pühapäeval siis kooliproovi Võrru, nii et ta läks sinna ja ma olen siis nüüd üksinda, et ei saa hakata koristama, kui Leo poiss on üleval, sellepärast, et tal on praegu, ma ei tea, jälle mingi arenguhüppe või mingi kasvuspurt või mis iganes, igatahes ta ei taha üldse tegelikult magada. Ja kui ta on üleval, siis ta tahab
suht palju tähelepanu. Nii et siis ongi see, et pean talle seda pakkuma. Aga ja, mul on seal tegelikult üks sahtel, kuhu ma tahaks tegelikult panna neid Ikeas kuskilt vaadata mingit sellist kasti, et ma saaks siis sinna nagu panna neid asju sisse, et võtaks vähem ruumi, et saaks siis sellesse sahtesse rohkem asju ära mahutada. Et võib-olla ma käin homme koos Leopoisiga Ikeas, et siis saaks selle asja ära vaadata, et vaatab, mis see homne päev toob. Käime Leoga siin juba jaanuari lõpust oleme iga nädal käinud ühe korra füsios. Et põhjuseks siis põhimõtteliselt on see, et nagu, et arengut nagu aidata, sest tal on see üks käsi on nagu laisem kui teine käsi. Aga tegelikult nagu väga suurt mingit probleemi ei ole, aga parem karta kui kahetseda ja siis me käime seal ja niimoodi on päris tore lihtsalt niimoodi veeta niimoodi. Saan kogu aeg mingi nippe, et kuidas aidata ja värki, et kuidas suunata teda, aidata tal hakata rohkem liikuma ja värki. Ja tundub, et talle ka sobib see. Nii et käime siis seal, aga praegu tänane päev on siis alanud niimoodi, et hommikul tegin kiire hommikusöögi ja siis üritasin Leod magama panna. Leo ei jäänud magama ja käisime ka jalutamas, aga väljas on nagu nii ilus ilm, nii et mul ei olnud kahju minna välja jalutama. Ja nüüd vaatab, kas mingi poole tunni pärast Leopois jääb oma teise tutju ja kui ei jää, siis ma pean uuesti minema jalutama, seepärast et ta peab magama. Muidu on väga halb. See üleväsimuse, see on nagu hullem, kui et ta magab mingi pool tunnikestki kas või noh, et peab magama lihtsalt, ei ole mingit varianti. Aga täna ma siis, ma ei tea, kas ma saan midagi koristada, et ma tean, et ma tahan tegelikult seda KitchenAidi proovida ja mul on juba retsept olemas ja kõik asjad olemas, mida ma tahan teha. Ma tahaks proovida siis neid pavlovaid teha, nii et vaatame, mis teeme. Aga praegu mul see Leopois siin süles, said hakka seal maas oldud, mähku vahetatud, söödud ja nüüd ma tegin talle eile ka püreed, seda brokolipüreed, et sõi päris hästi isegi, nii et homme uuesti ja siis seda nüüd on mul suht palju ka, et saab selle ära harjutatud talle, et teab, mis maitse see on ja vaatame, kas tuleb kaasa või mitte, selles mõttes, et õuna asju mina talle enam ei anna, sellepärast, et need tekitasid ikka talle päris suuri gaasivalusi, et nüüd me taastume õuna söömisest, ma arvan, veel mitu päeva. Aga jah, sain siin jälle nüüd pläkutatud päris palju ja update'itud teid asjadega, mis siin vahepeal juhtunud on ja ma vaatan praegu mingit YouTube'i, lihtsalt olen siin poole ühe silmaga vaadanud ja siis teise silmaga Leoga tegelenud. Et tavaliselt ma tegelikult mingi niimoodi Leoga, kui Leo on üleval, siis ma väga ei taha tegelikult seda telekat panna, sest ta jääb ikkagi seda nagu vaatama, sest ikka huvitav. Räägitakse ja pilt liigub ja värki ja no ei ole tegelikult ju nii hea väiksele lapsele. Aga vahepeal lihtsalt tahaks midagi taustaks, midagi muus peale selle väikse mehe. Okei, ma vist sellele koristamiseni enam täna ei jõua, aga ma jõudsin ära katsetada oma masinakese. Et panin, vaatan, kas tuleb välja, et proovin mingeid pavlovaid. Pole kunagi teinud neid pavlovaid, nii et ei tea, kas tuleb välja, aga jah. Ja väljast langeb nii ilusti vaikselt niimoodi lund ja viisin ka natuke selle komposti viisin välja just ja nüüd sain Leoga lõpuks magama, et oli jälle mingi mega võitlemine. Et oligi, et 3 tundi oli põhimõtteliselt jälle üleval ja 3 tundi on tema jaoks ilmselgelt liiga palju. Ja siis lamasingi kõrval lihtsalt seal ja ootasin,
kuna ta siis magab ja lõpuks andsin lihtsalt tissi ja siis tissi otsas jäi magama, teist nagu varianti lihtsalt ei olnud. Aga nüüd ongi see, et see Pavlov peaksid siis 14 minuti pärast valmis saama ja ma panin just see pliidi peale oma eilse pastaga sooja. Ja siis on lõuna siis mul ja nüüd mõtlengi, vaatan vaikselt, vaatan oma YouTube video lõpuni ja vaatan, mis edasi saab, aga ma arvan, et ma täna koristamise nii ilmselgelt ma ei jõua lihtsalt. Pigem jäägu see homse peale. Aga ma näitan teile, kui ilusti väljas lund sajab. Alganud järgmine päev ja eile siis tegin neid Pavlovaid, mina üritasin teha ja siis siin nad on. Aga ega nad ei tulnud mul väga välja. Et võib-olla mul sai nagu see suhkru lisamine vist läks nagu veits pekki, et nagu nad ei kuivanud täielikult ära. Et nagu mitte kõige hullemad, aga mitte ka kõige paremad ei tulnud sellised plõts. Ja siis siin on ka veel selles on üks. Ja siis ma pean nüüd siia mingi kreemid tegema peale ja mul muidugi ei olnud seda pritskotti ka. Nii et selles mõttes järgmine kord teen paremini. Nüüd, ma ei tea, nagu mul on siin köögikoristusest veel vaja teha seda, et siin oleks vaja need jälle ära täita, et mul on seal mingid maitseained ja siis nagu lihtsalt midagi natukene korda panna. Ja siis on mul vaja ainult see sahtel veel siin kuidagi moodi natukene korda seada. Aga see tundub nii suur töö, et ma ei tea No selles mõttes, et ma panen teid lihtsalt selle tripodi peale ja vaatame, mis saab. Okei, ma sain siis natukene midagi siin tehtud, et ma sain siit ülevalt nagu paningi siis siia need asjad, mis on lahtised ja mis nagu ei ole mul seda klõpsu ja mida ma kasutan nagu kõige rohkem, et siin ongi siis tatar, riis, siis riivsai, siis siin on see maisitärklis ja suhkur, quinoa,
siin on mingi šokolaadinööbid, siis mul need mingid purgikesed, õli, siis siin on kõik sellised jahutooted ja taga on need kaerahelbed, kohvi on sealpool, kõik nagu need mingid mingid pakikesed, lisad tatar, näiteks siin mingid meed, lisad, muffinipulber, nuudlid, makaronitooted, kõik sool, mingid jämesoolad on seal, soolad on seal ja siis siin on mingid sellised tomati asjad kastme jaoks, oad, kikerherned, siis mingi ports poolikuid, mingid pakendeid, siis näkileivad on siin ja kuskus, mis ei ole veel avatud, on ka siin. Ja siis ongi selline, et enam-vähem näeb see nüüd välja. Siis panen jälle selle prahi ära, mis nüüd kõik tuli sellest sahtlist siit. Ja siis, ma ei tea, loen raamatut või vaatan YouTube'i nii kaua, kui Leakene veel magab. Bye!